2025 aastal avaldasid uurijad, mis juhtus Titan allveelaeva viimastel hetkedel. Ja sees oli hullem, kui enamik inimesi ette kujutas. Esimest korda saime teada, et meeskond veetis oma viimased minutid meeleheitlikult end päästa püüdes. See oli asjatu katse. Hetked hiljem purustas tohutu survekere, hävitades allveelaeva ja kõik selle sees olnud inimesed. See oli aastate jooksul kujunenud katastroof ning 5 inimest maksid selle eest oma eluga. Kuid tõendid viitavad sellele, et OceanGate'i katastroofi kõige hirmutavam osa võis juhtuda enne implosiooni. Kuidas siis juhtus, et 5 inimest üldse seda allveelaeva usaldasid? Juba ainuüksi on raske panna inimesi andma ettevõttele raha toote eest, mida pole veel tõestatud. Kujutage ette, kui palju raskem oleks panna neid usaldama oma elu selle ettevõtte kätesse. Aga just seda Stockton Rush suutiski. OceanGate'i tegevjuht ei juhtinud lihtsalt ettevõtet, ta oligi ettevõte ise. Pärast OceanGate'i kaasasutamist 2009. aastal koos Argentiina ärimehe Guillermo Soinliniga, kes lahkus 2013. aastal, sai Rushist kogu ettevõtte tegevuse peamine eestvedaja. Tema väsimatu tegutsemine ja suurejooneline isiksus veensid investoreid ja kliente tema visiooni uskuma, kuid see tõi kaasa katastroofi nii talle kui ka kõigile teistele. Rush oli alati keskendunud sellele, et minna sügavamale kui kunagi varem. Tema varased allveesõidukid, Antipodes ja Cyclops One, olid väikesed katseallveelaevad, mis mahutasid vaid mõned inimesed ja jõudsid madalamatesse sügavustesse. Kolmas alus, Titan, tegi oma debüüdi 2018. aastal ning see oli esimene eravalduses olev mudel, mis suutis jõuda 13 000 jala sügavusele vee all. Kuid eesmärk oli pidevalt edasi pürgida. Koostati plaanid järgmiste mudelite jaoks, mis suudaksid jõuda 20 000 jala sügavusele ja see tõmbas tähelepanu. Kui oli keegi, kellelt oleks oodanud OceanGate'iga seotud olemist, siis see oli James Cameron, filmi Titanic režissöör, kellest oli pärast murranguliste sukeldumiste seeriat saanud üks maailma tuntumaid süvamere sukeldujaid. Kuid hoolimata OceanGate'i kasvavast tuntusest, hoidis Cameron eemale. Väidetavalt lükkas ta tagasi mitu kutset ettevõttega sukelduda ega investeerinud sinna kunagi. See võis olla esimene hoiatus. See ei jäänud viimaseks. Kui Titani arendus 2019. aastal hoogustus, tegi Rush mitmeid samme, mis andsid projektile palju usaldusväärsema ilme. Kõige olulisem oli Titani süsinikjoost komposiitkere. See oli ebatraditsiooniline disain, millesse OceanGate uskus ja mis võiks muuta süvamerede uurimist. Ettevõte pidas isegi läbirääkimisi NASAga ja palkas lennundustööstuse tootjaid, et aidata olulisi osi ehitada. Projekti rahastasid siiski peaaegu täielikult erainvestorid, kes panustasid selle arendamisse üle $18 miljonit. Äkitselt näis OceanGate olevat tõsine projekt. Kere oli Titani sukeldumisaparaadi uhkus ja rõõm, eksperimentaalne konstruktsioon, mis pidi võimaldama tal taluda äärmuslikku survet. See oli täiesti erinev disain võrreldes James Cameroni Deep Sea Challengeriga, mis kasutas torpeedokujulist konstruktsiooni ja spetsiaalset ujuvusvahtu, et sügavustes vastu pidada. Titan tehnoloogia arendamisel konsulteeris OceanGate ka Washingtoni ülikooli ekspertidega ning isegi lennundushiiglase Boeinguga. Kuid see kõik võis olla puhas vale. Kattes oma disaini ja turunduse nende logodega, tekitas Rush eluohtliku operatsiooni puhul vale turvatunde. Inimesed tundsid neid nimesid. Nad uskusid, et need ettevõtted ei annaks oma teadmisi millelegi, mis on määratud läbi kukkuma. Ja neil oli õigus, nad ei annakski. NASA seose jaoks kasutas Rush ära programmi, mis võimaldas süvamerede ja kosmose uurimisest huvitatud eraettevõtetel saada ligipääsu teatud rajatistele. NASA ei olnud kere projekteerimises üldse osalenud. Mis puudutab Boeingi ja Washingtoni ülikooli, siis nemad andsid pärast katastroofi välja avaldused, et neil polnud sellega mingit pistmist. See kõik oli osa Rushi skeemitamisest ja see maksis 5 inimese elu. Sest OceanGate ei olnud tegelikult lennundus- ja kosmosetööstusettevõte. See oli petlikule turundusele rajatud pettumäng ja tõde tuli päevavalgele alles pärast asutaja surma. OceanGate'i katastroofi keskmes oli üks oluline probleem. Materjal, millesse ehitati, ei oleks kunagi toiminud. Allveelaeva arendamine on uskumatult keeruline, sest surve, mida see peab taluma, on tohutu. Niile, kes laskuvad samale sügavusele, kuhu uppus Titanic, mõjub 5500 kuni 5800 psi suurune rõhk. See on nagu kastiauto kaal, mis on koondatud väikesele postmargi suurusele alale. Kas sa paneksid oma elu mängu, lootes, et miski peab sellele vastu? Rush tegi seda ja valis selleks kõige halvema võimaliku materjali. Allveelaevade ehitamine pole kunagi olnud lihtne. Rohkem kui sajandi jooksul on insenerid kasutanud metalle, sest need on tugevad ja mis kõige tähtsam, peavad survele vastu.
alates Saksa U-paatide teraskorpustest kuni tänapäevaste USA mereväe allveelaevades kasutatavate spetsiaalsete sulamiteni on valem jäänud suures osas samaks. Kasutage materiaale, mis suudavad vastu pidada korduvatele sukeldumistele ja annavad selgeid hoiatusmärke, kui midagi hakkab valesti minema. Rush soovis midagi teistsugust. Tema nägi titaanit mitte ainult uurimislaevana, vaid ka võimalusena raha teenida. Sellest pidi saama rikastele mõeldud lõbusõit. Kliendid maksaksid $100,000, et sõita ookeani põhja. Kui katsetused õnnestuvad, tahtis Rush tootmist kiirendada ja nende laevade arvu suurendada. Seega tuli kulusid vähendada. Deep Sea Challengeri kasutatud vaht oli uskumatult kallis ja keeruline valmistada. See koosnes lugematust hulgast väikestest klaaskuulidest, mis olid vahtu sisse paigutatud ning vajas sellist täpsust, mille saavutamine nõudis aega ja raha. Rush soovis asjadega kiiremini edasi liikuda, seega hakkas ta kavandama uut süsinikkiuga tugevdatud polümeerist vahtu, mida kasutada allveesõiduki aluseks. See materjal oli odavam, kuid selle sügavmere survetaluvust oli kurikuulsalt raske testida. Ja see oli tohutu risk, mis ei tasunud end ära. See oleks vähendanud ehitusprotsessi 2 kõige kallimat komponenti. Ta kasutaks välise ujuvuskesta jaoks süntaktilist vahtu ja allveelaevadel tavaliselt kasutatavat titaani otstekuplite jaoks. Lisaks oli süsinikkiudu hõlpsasti saada, kuna lennundusettevõtted töötasid sellega regulaarselt. See tähendas, et Rush sai seda osta murdosa hinnaga ja hakata kohe polümeeridega katsetama. Kui see oleks toiminud, oleks Rush loonud süsteemi, mida oli lihtne kopeerida ja mudeli, mida teised ettevõtted oleksid peagi jäljendanud. Allveelaev oleks olnud ka üks kergemaid süvavee allveelaevu, mis kunagi 5-liikmelise meeskonna jaoks ehitatud. See tegi selle transportimise pikkade vahemaade taha palju lihtsamaks, ilma spetsiaalse varustuseta. See kõik oli osa Stockton Rushi ainulaadsest maailmavaatest, mida sageli võeti kokku lausega "liigu kiiresti ja lõhu asju". Tema, nagu paljud tehnoloogiaettevõtete uustulnukad, pidas end muutjaks, kes suudab leida viisi, kuidas asju teha paremini, kiiremini ja odavamalt. Rush rääkis inimestele, et ta suudab luua süsinik just allveelaeva, mis hajutaks kõik kahtlused, taluks ookeanisurvet ja võimaldaks Rushil tuua süvamerede uurimise maailma massideni. Aga juba algusest peale hoiatasid inimesed, et tal ei ole õigus. Surmavalt eksinud. Miks ei kasutatud süsinikkiudu varem allveelaevade ehitamiseks? Sest see ei ole selleks lihtsalt eriti hea materjal. See on väga tugev sisemise surve, kuumuse ning lennunduses ja kosmoses esinevate koormuste suhtes. Kuid sügava mereäärmusliku surve puhul on lugu hoopis teine. See võib lähedalt vaadates tunduda tugev, kuid see võib peita endas vaikset tapjat. Delaminatsioon. See jõud eemaldab aeglaselt süsinikkiu kaitsekihid, muutes selle üha haavatavamaks. Isegi parimates tingimustes oleks see olnud allveelaeva disaini jaoks riskantne valik, kuid need polnud parimad tingimused. Kui Titani vrak lõpuks ookeanist üles toodi, sai teadlased seda uurida, et leida selle saatuslikke vigu. Leitud tõendid viitasid pikale hooletusereale, mille eest vastutas Rush. Keres oli puudusi, mis pärinesid juba tootmisprotsessist ja korduvatest sukeldumistest. Titan veetis piki perioode Newfoundlandis, Kanada, Atlandi piirkonna karmide talvede ajal hoiul olles. Kriitikud tõid hiljem kere jaoks mõeldud erikaitse puudumise välja, kui veel ühe näite Rushi kuluteadlikust lähenemisest. Oli ka teisi hoiatavaid märke. Umbes aasta enne katastroofi toimunud katsetussukeldumise ajal kuulsid reisijad väidetavalt valjupauku, mis tuli alusest. Heli, mida mõned eksperdid tõlgendasid hiljem kui märki kahjustusest kere konstruktsioonis. Ajaks, mil Titan alustas oma viimast sukeldumist, olid murekohad kasvanud, et sukeldumisaparaat oli juba talunud pingeid, milleks see polnud kunagi mõeldud. Materiaal oli algusest peale vale ja Rush kohtles seda nagu prügi. Raske on uskuda, et keegi ei näinud seda ette, aga tegelikult nähti ning nad maksid selle eest hinda. Stockton Rush kujutas end sageli Ocean Gate'is ühe mehe etendusena, kuid sa ei saa üksi ehitada paremat allveelaeva ega ilmselt ka halvemat. Enamik inimesi, kes ettevõttes alustasid, jäid kõrvale ja Rush sundis nad lahkuma. Üks silmapaistvamaid oli David Lockridge, otsekohene Glasgow'lane, kellel oli põhjalik taust süvamerede uurimises ja sukeldumisaparaatide projekteerimises. Ta liitus ettevõttega 2015 aastal ja toodi Titani juurde just oma eriteadmiste tõttu. Juba algusest peale märkas ta, et asjad olid valesti. Lockridge'il oli praktilisem taust ookeani uurimisel. Ta töötas kuninglikus mereväes allveelaevade piloodina, korraldas päästeoperatsioone ja planeeris sukeldumisi. Tema asjatundlikkus tegi temast alguses selle inimese, keda Rush soovis ettevõtmist juhtima. Lockridge nimetati alguses mereoperatsioonide direktoriks ja ta võttis oma tööd tõsiselt.
tema pidi juhtima laeva ning see tegi ta vastutavaks kõigi pardal viibivate inimeste elu eest. kui ta nägi midagi valesti, kavatses ta sellest rääkida, kuid see ei tähendanud, et Rush teda kuulaks. Aastate möödudes hakkas Lockridge'il projekti suhtes kahtlusi tekkima ja ta nõudis sõltumatu mereorganisatsiooni poolset kolmanda osapoole järelevalvet. Lõppude lõpuks oli kogu ehitus eksperimentaalne. Lõpuks lõpetas OceanGate koostöö Washingtoni ülikooli rakendusfüüsika laboriga ammu enne, kui disain valmis sai. Kogu ehitus viidi ettevõtte seesiseseks. Lockridge ei olnud kindel, kas need teadlased on ülesande kõrgusel ning hakkas esitama rohkem küsimusi ja väljendama rohkem kahtlusi. See oli lõpu algus. Ta nägi süsinikust kere peal nähtavaid vahesid, mis olid selgeks tõendiks tootmisvigadest tingitud delaminatsioonist. Lockridge märkas isegi, et kere otstes olevad titaanist kuplid polnud õigesti ehitatud. Viimane piis karikas oli see, kui Rush katkestas sõltumatu ohutusanalüüsi, mida Lockridge oli oma osalemise tingimusena nõudnud. Põhjuseks oli protsessi lihtsustamine ja raha kokkuhoid. Lockridge püüdis oma muresid esile tuua, kuid igal sammul kohtas ta vastupanu. Seetõttu otsustas ta ise tegutseda. Lockridge teadis, et kui laev sellisel kujul edasi liigub, on see määratud täielikule läbikukkumisele. Selle asemel, et proovida avalikkust teavitada, hoidis ta asja ettevõtte sees, koostades raporti, mille ta saatis kõigile ettevõtte direktoritele, sealhulgas Rushile. See sisaldas üksikasjalikku ülevaadet talvelaeva ohutusprobleemidest, keskendudes ühele selle peamisele müügiargumendile, reaalajas akustilisele jälgimissüsteemile, mis oli mõeldud konstruktsioonivigade või lekete tuvastamiseks nende tekkimise hetkel. Paberil kõlas see julgustavalt. Tegelikkuses annaks see vaid murdosa sekundi jagu ettehoiatust, parimal juhul millisekundid. Suurtes sügavustes pole selline hoiatus üldse hoiatus. Lockridge sai juhtkonna tähelepanu, kuid mitte nii, nagu ta oleks soovinud. Järgmisel päeval kutsuti ta koosolekule, kus olid vihane Stockton Rush ja mitu teist juhatuse liiget. Rush hakkas pahandama, kuidas tal ei ole kavatsust surra ja kinnitas, et talvelaevaga sõitmine on üks kõige turvalisemaid asju, mida ta eales teeb. Vahetult pärast koosolekut vallandati Lockridge ootamatult. Ta oli OceanGate'is töötades nähtust nii häiritud, et võttis oma muredega ühendust OSHAga, lootes algatada valitsuse kontrolli, mis aeglustaks käivitamisprotsessi. Ta sai rohkem, kui ta oli oodanud. Lockridge suutis edukalt panna OSHA uurimist alustama ja OceanGate vastas sellele jõuliselt. Pärast nõudmist, et kaebus tagasi võetaks ja ettevõtte õigusabikulud kaetaks, esitasid nad Lockridge'i ja tema abikaasa vastu kohtuasjad lepingu rikkumise, ärisaladuste väärkasutamise, varguse ja pettuse eest. Lockridge esitas taotluse kohtuasja lõpetamiseks, kuid OceanGate'il olid suured rahalised ressursid ning aega ja vahendeid, et suruda Lockridge pankrotti. Pärast kuid kestnud õiguslikku vaidlust loobus Lockridge oma OSHA kaebusest, andes Rushile täpselt selle, mida ta soovis. Kohtuasi oli läbi. Lockridge allkirjastas ka uue konfidentsiaalsuslepingu, mis tagas, et ta ei räägi kellelegi sellest, mida ta OceanGate'is nägi. Rush oli edukalt kasutanud õigussüsteemi enda kasuks relvana ja tehes seda oli ta iseendale surmaotsuse allkirjastanud. Titani 5-liikmeline meeskond oli ebatavaline seltskond. Stockton Rush uskus siiralt oma ideesse ja oli valmis oma elu kaalule panema, et seda tõestada. Temaga liitusid Hamish Harding, Briti ärimees, kellel olid ulatuslikud rahalised sidemed Araabia Ühendemiraatidega, ning Paul Henri Nargeolet, Prantsuse Titanicu ekspert ja grupi ainus kogenud süvavee sukelduja. Viimane duo oli Pakistani Briti ärimees Shahzada Dawood ja tema 19-aastane poeg Suleman. Missiooni manifesti kohaselt olid need 5 missioonispetsialisti, kellele kõigile anti laeval meeskonnaliikme koht. See oli hoolimata sellest, et mõnel neist, eriti taudidel, puudus igasugune kogemus süvamerede uurimisel, kuid selle põhjuseks polnud kvalifikatsioon, vaid rahaline pool. Stockton Rush oli oma püüdlustes Titanicule jõuda endale palju vaenlasi tekitanud, kuid kui temalt küsida, siis tema suurim vaenlane oli ilmselt bürokraatia. Varasemad mereõnnetused olid viinud selleni, et valitsus võttis vastu 1993. aasta reisijalaevade ohutuse seaduse, mis kehtestas kõikidele reisijate vedamiseks mõeldud laevadele rangemad nõuded. Ja Rush ei saanud sellega leppida. Tal oli vaja seaduselünka. OceanGate oli tehniliselt küll tasuline teenus, kuid sõidu hind oli lausa $250 000. See oli mõeldud ainult rikastele ja sellisel juhul võid sa ise reegleid kehtestada. Rush arvas, et 1993. aasta seadus oli tema plaanide jaoks tarbetu takistus, nii et ta lihtsalt vältis seda, lisades reisijad meeskonda ja andes igale neist formaalse töökoha, mis võimaldas tal mööda hiilida põhjalikest kontrollidest, mida valitsus muidu oleks nõudnud. Rush teadis, et OceanGate poleks neist kunagi läbi saanud ja see oli puhas ülbus.
Iroonilisel kombel on Wendy Rush, OceanGate'i kommunikatsioonijuht ja Stockton Rushi abikaasa, isiklik seos just selle laevaga, mida tema abikaasa üritas külastada. Tema vanemad olid Isidore ja Ida Strauss, kes mõlemad hukkusid Titanicul. Nende jõukus ja staatus oleksid võimaldanud neil päästepaadile pääseda, kuid Isidore keeldus enne, kui kõik naised ja lapsed olid evakueeritud. Ida otsustas jääda tema kõrvale. Need said laeva 2 kõige kuulsamaks ohvriks ja samasuguse arrogantsi tõttu muutis Titanic meresõitu igaveseks, kuid suuremaid õppetunde ei õpitud. Stockton Rush arvas, et regulatsioonid on takistused, mitte hoiatused. Ta otsis seaduse lünki, et kiirendada protsessi ja vähendada kulusid. Keegi ei saanud talle vastu vaielda, eriti pärast seda, kui ta vallandas Lockridge'i ja suutis ta edukalt vaigistada. Kui sukeldumisaparaat Titan meresügavustes implodeerus, oli üldine reaktsioon, et tegemist oli musta luige sündmusega, ootamatu kokkuvarisemisega, mida keegi poleks osanud ette näha. Enamik inimesi leinas süütute inimeste kaotust, kuid kulisside taga kujunes välja hoopis teistsugune pilt. See polnud juhuslik õnnetus, mille põhjustas ootamatu mehaaniline rike. See oli täielikult välditav katastroof ja hoiatusmärgid olid juba aastaid olemas. Stockton Rush lihtsalt ei kuulanud neid. Enne kui Titan merele suundus, kutsus Rush allveelaeva eksperdi Carl Stanleyt, et too viiks prototüübi katsetus sukeldumisele. Juhtunu hirmutas Stanley projektist eemale ja oleks pidanud selle lõplikult lõpetama. 2019. aasta reis toimus Bahama saartel ja selle eesmärk oli simuleerida Titanicu missiooni sügavusi, sukeldudes üle 12 300 jala. Kuid mida sügavamale nad laskusid, seda enam hakkasid ilmuma probleemide märgid. Ja see oleks peaaegu nõudnud Stanley elu, nagu hiljem ka hilisemate reisijate oma. Niipea, kui nad jõudsid kõrge rõhuga piirkondadesse, teatas Stanley, et kuulis kere seest praginaid ja kummalisi helisid. Mida sügavamale nad läksid, seda valjemaks need muutusid. Rush oli teda nende helide eest hoiatanud, kuid ainult selles kontekstis, et see on täiesti ootuspärane. Tema sõnul ei olnud see märk probleemidest. Kuid Stanley, kes tundis allveelaevade ehitust väga hästi, arvas õigesti, et see võib olla mõra süsinikkius. Ja pinnal olid need mõrad väga hästi näha, mistõttu Stanley püüdis Rushile sellest märku anda. Kuu aega hiljem avastati prototüübi ülevaatusel kere mõrad ning see prototüüp demonteeriti ja hakati projekteerima uut kere. See oleks esimene paljudest sukeldumistest ja nende senine rekord polnud kiita. 90 enne saatusliku missiooni tehtud sukeldumiskatsest jõudis vaid 13 edukalt Titanicu sügavuseni. Aga nad jätkasid, kasutades madalamat standardit, kui oleks oodanud. Ootusteguri mõõdik peaks arvestama ebakindlust. Struktuurid ehitatakse taluma palju suuremat survet, kui neid tavakasutuses eeldatavasti mõjutab. Paljudes väljakujunenud süsteemides võib see varu olla umbes 2,0 või isegi kõrgem. Titani puhul olevat see varu testimise käigus hoopis kitsenenud, mitte suurenenud. Praktilises mõttes on see nagu projekteerida sild, mis peab kandma 10 autot, kuid testida seda ainult 9-ga. See polnud sugugi ootamatu rike. Stockton Rush kavandas läbikukkumist, isegi kui ta seda ise ei tunnistanud. Läbikukkumine oli vältimatu ja 18. juunil 2023 nõudis ookean oma osa. Titani katastroofi järeluurimine algas peaaegu kohe pärast aluse hävimist. Uudiseid edastati ööpäevaringselt mitu päeva, kuni eetris kinnitati vraki leidmist. Üle 2 aasta hiljem, 5. augustil 2025, avaldati telemeetri andmed avalikkusele. See andis sünge ülevaate Stockton Rushi ja tema 4 õnnetu reisija viimastest minutitest. Stockton Rush uskus kiiresti tegutsemisse ja asjade lõhkumisse ning tal see õnnestus. Kuid selles valdkonnas on asjade lõhkumisel saatuslikud tagajärjed. Et saada Titani sukelaparaat õigeks ajaks ja eelarvest odavamalt vette, võttis Rush kõikvõimalikke otseteid. Ta eiras ohutusmeetmeid ja rikkus seadust. Ta leidis materjale, mis lubasid imelist lahendust aeglasele ja keerulisele veakindlate sukelaparaatide loomise protsessile. Ta sai kõigist lahti, kes üritas teda veenda loobuma oma plaanist vallutada mered. Ta kasutas isegi omaenda rahakotti ja seaduse jõudu, et vaigistada neid, keda polnud lihtne ära osta. Aga oli üks vastane, keda ta ei saanud ära osta. Füüsika ei hooli sellest, kes sa oled või kui palju sul raha on. Seal allpool, ookeani sünges sügavuses, oli pragunev laevakere ainus kohtunik Rushi pingutustele, kelle arvamus loeb. Ja täpselt nagu Titanicul üle 100 aasta tagasi, nõudsid Atlandi jäised sügavused nii rikkaid kui vaeseid, kui allveesõiduk Titan liitus sügavustes teise, palju suurema laevaga.
kõige kuulsam põhja läinud laev ajaloos sai Stockton Rashi hukatuseks. Nüüd vaata, miks $100 miljoni suurune otsing MH370 järele just lõppes. Et saada rohkem teavet šokeerivate arengute kohta ajaloo kuulsaima kadunud lennuki otsingutel, vaata seda videot või vali hoopis see video.